tere, mina olen Kellu ja kui sul on kõht tühi, midagi teha ei viitsi, tahaks midagi hästi-hästi lihtsalt, siis kõrvitsapüreesupp võib olla see viis, kuidas oma söögikorda sisustada ja kõht täis saada. Aga et mitte kõlada väga reklaamiselt, siis täna on proovida siis salvesti kõrvitsapüreesupp koos kookospiimaga. Siukene öko, 300 grammi täpselt ühe portsjoni jagu ja siin on kirjas niimoodi, et kas seda saab soojendada siis mikrokas, kuskil sooja veepotis või siis ise lihtsalt potti panna. Siit välja kallata ja potti panna, ma mõtlen. Nii et 3 viisi ja siis on ökomärgised, on kõik värgid-särgid siin peal. Ma vaatasin just, et väga palju kaloreid ta ei paku ka. Näed sa ainult 100 grammi peale 56 kilokalorit. Ei midagi nagu väga erilist on ju. Ja koostis on siis kookospiim, vesi, porgand, hambuskartul, sibulmeresool, küüslauk, taratata. Selline lihtne supp. Ja proovime, teeme lahti, teeme kokkuvõtte, paneme hinnangu, vaatame, mis sellest asjast saab. Nii. Nõnda. Aga katsume seda siit avada. See peaks tulema nii Okei, ta natukene lendas siin juba laiali. Aga ma ei tea, kas oleks pidanud kääridega lõikama või kuidas. Lõhnab köögiviljaliselt, eksootiliselt isegi natuke. Aga paneme siia sisse, vaatame. Niisuke ta välja näeb. Oi, nüüd tuleb suur lõdi. Selline ta on. No, ja aitab ka vist. Hoppis on täis sellesse. Et kui sa ühe korraga üksinda tahad ära süüa, siis ma arvan, et on täiesti okei. Kui tahad seda alles jätta, siis näed, on keerulisem. Nagu titekaka. Väikest titekaka. Ei, no nii ei ole. Ta lihtsalt on siuke kollane kena püreekene. Okei, nõnda. Aga ma kõigepealt enne seda, kui ma teda sooja panen, ma tahaks proovida, mis maitsega ta on, kui ta külmast pärast on. Niisama või pärast. No, mina ütleks, et mulle kookos ei meeldi, ei ole kunagi meeldinud, et see on nagu minu jaoks üks miinuspunkt. Aga kui sulle kookos meeldib ja mis on sees veel oli ingver ja meresool ja must pipar ja porgand ja magus kartulist, ta on parajalt eksootilise maitsega, ma isegi ei oska kirjeldada, sellist tavalist tüüpilist kõrvitsa maitset siit küll ei tule. Ja ta on siuke mõnusalt umine püreene, siin mingi väike tükikesed ka sees. Et ma arvan, et see ei valmista sulle pettumust, ta on natuke nagu restorani kõrvitsapüreesupp, aga ta on õrnake, ta ei ole mingi eluvürtsine. Mäletan ükskord, ma sõin kõrvitsapüreesuppi Tallinnas kohvikus Komeet ja mul niimoodi pisarad jooksid sellest vürtsist, et see meeskond seal oli nii sõbralik ja nad lasid mul valida muu toidu ja ma ei pidanudki selle suppi eest maksmast. Mul oli lihtsalt kuhisalvrätikud seal ees taldriku kõrval ja ma ei saanud seda alla, aga see on päris mõnus. Nii, aga läheme paneme selle sooja ja siis vaatame, kuidas ta maitseb. Ma olen nüüd tagasi ja umbes minut ja 30 sekundit läks aega. No ma panin tal mikrolaina, et ma rohkem ei viitsinud oodata sellega ja maitseme. Supp on mõnusasti kuum, ma pean ütlema, et need vürtsid on tulnud natukene rohkem esile. Aga siuke tõepoolest hea, selline meeldiv, selline, no paksukene selline püree, aga mitte väga paks. Niisugune lihtne. Täitsa kujutan ette, et seda on päris mõnus süüa. Mis ma kujutan, maitsen. Nii, aga mul on selline mõte, et ma siin vahepeal hankisin endale röstsaia ka. Nii, mõtlesin, ma panen seda siia sisse, siis vaatame, kuidas ta nagu sellega jääb.
panen siia nüüd suvalised need tükikesed nii palju kui siia mahub, mulle eriti meeldib see saia äär ka, see röstsai on nüüd seemnekestega. Ma panen pärast video alla kommentaari ka, et mis sai see siis nüüd oli mul siin Fatseri sai mingisugune. No ma ei tea, siin saiapudi on igal pool ümber, aga praegu ta näeb siis selline välja ja siis ma leidsin, mul oli külmkapis oli küüslauguidud ja ma panen mõned need ka siia, sest mulle täiega maitsevad küüslauguidud ja üleüldse küüslaugu asjad appi, kus ma pudistan siia nüüd igal poole. Aga et sellest ei ole midagi et ma pudistan, noh, selline lihtne kodudelikates supp tuleb siit. No ja ma ei tea, siis mul tulid toredad ideed panna siia veel väikeseid rediseid niimoodi pulli pärast juurde, et oleks nagu lahedam. Nii et vaatame, kas redistest ka saab asja. Väikene improvisatsioon siis kõrvitsapüree supi ja saiakese, rediste ja küüslauguidudega, mis mul kodus oli. Ja kohe vaatame, kuidas see kõik siis kokku maitseb. Head isu! Muuseas, selline värske lisandus siia, näiteks nagu küüslauk või siis redis annab päris palju juurde, et see nagu maitse elavneb, või kuidas ma ütlen, et sa saad palju rohkem nagu teistmoodi on see asi. Et sul ei ole ainult sükane tuim püree, vaid et toit muutub nagu ma ei saa öelda elavaks või see maitserikkus muutub nagu niivõrd teistsuguseks, et see on päris nagu hea idee, ma täitsa kujutan ette, kui see brokolit ja mingit muud kraami, see võib päris mõnus olla. Mul oli siin, ma nägin üks konkurent ka, see oli mamma. Ma vaatasin, et mammal on suhteliselt sarnane see. No natukene mõned koostisosad veidigi teistmoodi, aga muidu nii kaloraaži poolest kui hinna poolest sarnane 300 grammi, teine ka 300 grammi, siuke väikene hinnavahe. Nii et ma arvan, et see on suhteliselt nagu okei supike, natuke võib-olla 3 eurot, ma ei tea, euro 100 grammi. No, ma ei tea. Iga päev ma vist ei ostaks, aga mõnikord vahelduseks küll prooviks. Aga paneme siis supile hinde ka. Nii, esimene tervislikkus. Siin on kõik ilusasti kirjas, et tegemist on ökoloogilise supiga, tal on ökomärgid peal, mingisuguseid vastikuid lisasäilitusaineid, maitselõhnaaineid ei ole, et ma arvan, et see on nagu hästi positiivne. Ja noh, siin on, ta on hästi kena, kerge, lihtne supp. Ja sellepärast ma mõtlengi, et siin saab igasuguseid täiendusi juurde panna, siis saad väga hea söögi endale. Okei, tervislikkus. Et ma paneks siis talle näiteks 8 punkti. Üleüldine tervislikkus nagu paneme kõrvitsa, ingver, porgand, maguskartul, sibul. No normaalne selline. Aga paneme ka 8 punkti. Siis hind on tal natukene nagu kallis, paneme 6. Aga samas tal on nagu palju asju seesti. Paneme 7. Oleme tublid lahked. Maitse poolest üksinda ma avastasin, et kui ma seda sööks nagu ainult püreed, siis oleks maru igav. Siis tahaks nagu siuke, ma ei tea, maitsestatud kartul ja siis mind segaks see kookos siin ja asjad, aga muidu nagu maitse võiks olla nagu 6 on ju, ja üleüldine väärtus on sellega palju mässata. Ma arvan, et see on paneme 7, sest on tervislikumaid asju veel, aga ta on suht siuke nagu päris hea põhi erinevate asjadele, nii et aga nüüd arvutame kokku, vaatame, mis me saame. 7,2
et ma arvan, et tulemus on päris hea ja väga tore leid, väga lihtne supp, et sa ei pea hakkama mingisuguseid köögivilju, juurvilju ise purustama tegema, et kui sul tuleb isu või kui sul tekib vajadus, siis seda võiks täiesti proovida aeg-ajalt süüa. Pluss on see, et sa saad seda põhjana kasutada ja siia sisse igasuguseid toredaid asju panna, nagu mina täna avastasin. Nii et selline tore supike, aga meie näeme sinuga juba varsti järgmistes videotes. Tšau! Seitse koma 2 oli see tulemus, nii et ma arvan, et väga hea leid, et kui sa ei taha üksi hakata, no mis üksi, kui sa lihtsalt ei taha hakata mingisugust püreekaid ise tegema, koorima, mässama, miksrit otsima või veel hullem käsitsi seal niimoodi surama, et väga hea leid, pluss ta on väga hea põhi, nii et mina, kui ma panin siia saiakuubikuid ja rediseid ja küüslauguidusid läks hoopis teiseks, mulle maitses see palju rohkem soojendatuna muidugi. Nii et väga tore avastus, aga uued vahvad avastused õige pea, nii et püsi lainel, kohtume taas. Tšau!